Tere päevast, head sõbrad! Täna vaatleme üht lühikest, ent kõnekat kirjakohta Vanast Testamendist, kohtumõistjate raamatu 1. peatükist. See lugu hoiatab meid vaimuliku passiivsuse ja kaotatud võimaluste eest. Kuid kuulakem kõigepealt, mida see kohtumõistjate raamatu 1. peatüki 21. salm siis meile ütleb. Siin on nii öeldud, aga benjaminlased ei ajanud ära jebuuslasi, kes elasid Jeruusalemmas, ja nii elavad jebuuslased Jeruusalemmas koos benjaminlastega tänapäevani. See napp sõnum räägib Benjamini suguharu passiivsusest. Nad jätsid oma pärandiosa võtmetähtsusega linna, tulevase Iisraeli pealinna vaenlaste, see on jebuuslaste kätte. Miks see Benjamini suguharu juhtum meile nii tähtis on? Kes nad olid? Benjamini suguharu oli algselt üks kõige väiksearvulisemaid Iisraelis. 4. Moosese raamatu 1. peatükk 37. salm ütleb, et neid oli 35 400 meest, kuigi nende arv kasvas ajapikku. Kuid nad polnud mingid argpüksid. Vastupidi, nad olid sõjakas ja vapper suguharu. Jakob oli Benjamini kohta ennustanud. Benjamin on kiskja sunt, hommikul ta sööb saaki ja õhtul jaotab röövitut. Benjamini nimi ise tähendab sõna mu paremal käel, mis kõneleb väest, auväärsest positsioonist. Me näeme, et nad olid kuulsad vibulaskjad, lingutarvitajad ja nende hulgas oli isegi erilisi vasakukäelisi mõõgavõitlejaid. Benjamini suguharust tulid ka hilisemad suured juhid nagu kuningas Saul ja apostel Saulus, hiljem siis Paulus Tarsosest. Füüsiliselt asus nende maa Juuda ja Efraimi vahelisel viljakal alal. Moosese õnnistuses öeldi nende kohta issanda lemmik, kes elab julgesti ta juures. Tema kaitseb teda alati ja elab tema mäerinnakute vahel. 5. Moosese raamatu 33. peatükk 12. salm. Aga samal ajal vaatamata sellele võimekusele ja auväärsele positsioonile näeme me siin sügavat ebaõnnestumist. Jeruusalemm tol ajal siis Jebuus asus otse Juuda ja Benjamini suguharude piiril, mistõttu linn jagunes kaheks. Alumine osa kuulus Juudale ja ülemine osa Benjaminile. Kuigi Juuda oli oma osa vallutanud, ei olnud see võit ilmselt täielik ja jebuuslased asusid sinna taas elama. Aga mis oli siis Benjamini eriline viga? See salm kõneleb just benjaminlaste passiivsusest. Nad jätsid oma pärandi osa võtmepositsiooni vaenlastele. See passiivne hoiak on veelgi teravam, kui me vaatame eelmises salmis olevat head eeskuju. Kaaleb vallutas oma osa. Hebroni veel isegi vanaduses. Benjamin laskis aga vaenlasel ükskõikselt oma keskel lihtsalt edasi elada. Proovime nüüd seda olukorda vaimuliku pilguga hinnata. Me näeme olukorda, kus suguharu, kes oli nagu hunt, kes kisub, unustas oma kutsumuse. Kristlastena on see meilegi õpetlik olukord. Kui me aktsepteerime jebuuslasi, see on siis vaenlast, oma südamelinnas, siis me tegelikult keeldume tunnistamast issanda Jeesuse autoriteeti ja ülemvalitsust oma elus. Milline oli benjaminlaste usuline tahe ja armastus Jumala vastu?
Esiteks nad ignoreerisid Jumala hoiatusi. Nad ei uskunud, et Jumal saab neid aidata. Nad ei uskunud, et õnnistused järgnevad sõnakuulelikkusele. Teiseks neil puudus innukus. Kui nad oleksid Jumalat tõeliselt armastunud, oleksid nad vähemalt üritanudki täita Jumala tahet ja neile tõotatud linna vallutada. Näib, et nad ei teinud isegi katset. Ja kolmandaks nad olid lühinägelikud. Tundub, et nad otsustasid, milleks see linn seal mäel. Katsume nende puuslastega rahulikult läbi saada. See toob ehk kiiremini õitsenguga siia viljakasse orgu. Nad eelistasid kiiret ja lihtsalt rahu strateegilise võidu asemel. Nad hakkasid nokitsema selle kallal, mida nad ise heaks arvasid ja kaotasid vaimuliku innukuse. Kui me unustame, et meil on koos Kristusega koht Jumala paremal käel, siis muutume me ümbritseva maailma suhtes ükskõikseks ja kurja suhtes tundetuks. Me kaotame väe ja vaenlane saab meie üle võidu. Benjamin elas küll usujulges keskkonnas, aga nad olid valmis pigem jälgima halbu ja häid eeskujusi. Selle passiivsuse tulemuseks olid kaotatud võimalused. Linn, mida need muidu vaprad mehed kartsid rünnata, vallutati sajandeid hiljem mitte Benjamini, vaid Taaveti poolt. Me loeme sellest 2 Saamueli raamatu 5. peatükist 6.–9. salmini, kuidas Taavet läks Jeruusalemma jebuuslaste vastu ja nad irvitasid, öeldes, et pimedad ja lonkurid kihutavad su tagasi. Aga Taavet vallutas Sioni linnuse, mille ta nimetas Taaveti linnaks. See ei saanud Benjamini linnaks, vaid Taaveti linnaks. Ja see paik sai hiljem Issanda templi asukohaks. Jumal oleks olnud benjaminlaste jaoks sama vägev kui Juuda või Joosepi suguharu suhtes, kuid nad lasid oma võidupäeva mööda minna ja nii soodsat olukorda neile enam ei tekkinud. Olgu see meile hoiatuseks. Võimalused, mis libisevad meie käest uskmatuse ja laiskuse tagajärjel, on väga visad tagasi tulema. Me vajame vaimulikus võitluses innukust ja usku, et vallutada õnnistatud elu võtmepositsioonid. Just täna on võidupäev ja hea aeg, et võita. Ärgu olgu Benjamin, kes lasi oma pärandiosa käest, meie eeskujuks. Ole innukas, usu Jumala abisse ja tegutsed saada kätte sulle tõotud õnnistused. Järgmine kord räägime Joosepi suguharu võitlustest. Seniks aga ole õnnistatud ja kohtumiseni.